Täna ma tahan teile rääkida parempoolsete ja vasakpoolsete kultuurisõjast. Aga ma tahan teile sellest rääkida oma kogemuste kontekstis. Aastaid tagasi mul oli survevalu plastikuvabrik Malaisias. Malaisia on kultuuriliselt huvitav, sest kolmandik rahvast on bumiputra ehk põlismaalased, kolmandik on Hiina rahvusest ja kolmandik on India päritoluga. Kuni ma endale vabriku lähedale elamist valmistasin, elasin Penangis Eastern and Oriental hotellis ja sageli istusin koos hotelli direktoriga, jõime gin and tonicut ja direktor rääkis mulle nii hotelli kui ka Penangi ajaloost. Ma pole kusagilt ajalooraamatust seda tõestanud, aga hotelli direktor teadis rääkida, kuidas Penangi sadamalinn rajati. Tema jutu järele tuntud inglismaalane Sir Thomas Stamford Raffles, endine Hollandi Ida-India kindralkuberner, maade avastaja ja riigimehele anti käsk Penangi saarele rajada sadamaasutus. Tal oli laeval mõnisada Indiast pärit hindutöölist. Hindud kutsuti laeva tekile ja nende silma all laeti laeva kahurmüntidega, sealhulgas ka hõbe ja kuldmünte. Siis Sir Raffles tulistas kahuri Penangi džunglisse ja hindud hüppasid laevast maha münte korjama ja sellega puhastasid ja koristasid Penangi mere äärse. Kui tõsiselt seda juttu võib võtta, ma ei tea. Aga kindel on see, et inglased tõid Malaisiasse hindu tööjõudu. Kindel on ka see, et kui inglaste äri hakkas Malaisia poolsaarel õitsema, tulid järele Hiina ärikad. Need kolm rahvust, põlisrahva bumiputrad, hindud ja hiinlased elavad tänapäevani koos ja enam-vähem asuvad eraldi ühiskonna kihtides. Hindude ülekaal on ikkagi lihttööliste ja teenindava personaalina. Enamus hiinlasi on eraettevõtetes ja ärides, bumiputrad on maaomanikud, riigitöölised ja muidusööjad. Kui mina peaks ennustama, millisel kohal maailmas on suurem oht läbi elada kultuurisõda, mina oleks nimetanud Malaisiat, sest need kolm koos elavat rahvast on nii uskumatult erinevad. Ma ülistan väga, aga stereotüübid, millest nüüd räägin, jooksevad ikka märki. Sõna bumiputra võib tõlkida sõna otseses mõttes kui maapoeg või mullapoeg. Ja nii paljudki elavad. Need, kes pole riigitööl, elavad laisalt. Hoovides kasvavad kookospähklipuud, puu all nokivad kodukanad, mis on pärit Kagu-Aasia troopilistest džunglitest ja sageli on ahv hoovis keti otsas, sest mees ei viitsi kookospähkli puu otsa ronida ja siis ahv saadetakse saagile järele. Kui ma autoga ringi sõitsin, sageli nägin bumiputrat jalgrattaga ahv jalgrattakorvis. Jalgratturid üürisid oma ahviteenuseid naabritele. Bumiputrate hoovidel kasvavad mängu- ja papajapuud ja need kannavad vilja. Merelt saab nii kala kui ka hiidkrevette. Kui mina Malaisias elasin, oli alati võimalik saada 3 hiidkrevette 50 sendi eest. Vähese valitsuse toetusega saab soojas kliimas mugavalt elatud isegi siis, kui pole ametlikku tööd. Minu vabrik oli maal ja ma leidsin ainult paar bumiputrat, kes olid nõus vabrikusse tööle tulema. Bumiputrate ükskõiksus elutingimustest võib olla ka seotud islami mõjust. Miks pingutada, kui ainult Jumal otsustab, kuidas elu edeneb?
Ja Jumal polnud ainuke, kes kindlustas buumipuutrate elu. Sel ajal Malaisia valitsuse põhiseadus oli 2 maailma riikide põhiseadustest, mis nõudis diskrimineerimist. Lõuna-Aafrika põhiseadus nõudis diskrimineerimist mustanahaliste vastu ja Malaisia põhiseadus nõudis diskrimineerimist buumipuutrate poolt. Põlisrahvale garanteeriti põlisrahva toetusi ja riigiametniku töökohti ja ettevõtete toetusi. Hindude elu Malaisias polnud minu ajal palju edenenud Sir Thomas Rafflesi ajast. Paljud hindud töötasid ikkagi kummipuu istandustel. Õue koristustööd olid nende käes. Minu vabriku maapidaja oli hindu. Ja mu väravavalvur oli siik. Siikid on India Punjabist pärit. Mehed võtavad endale perekonnanimeks Singh ehk lõvi ja naised võtavad perekonnanimeks Kaur ehk printsess. Siik mehed on peagi igal pool silmapaistvad, sest nad on keskmisest pikemad. Nendel on lõikamatud juuksed, mässitud pearätikusse. Habemetel on ka sageli võrk, mis pikemaid karvu taltsutab. Siike peeti väga ausateks ja korrektseks ja sageli leidsid tööd valvuritena või korrakaitsjatena. Ülejäänud vabrikutöölised olid mul kõik hindud. Hindude usk ei nõua mitmed kordi päevas palvetamist nagu buumipuutrate islami usk. Hindud käivad oma templites ainult jumalate tähtpäevadel ja kui on oma tegudest midagi südame peal. Aga pättus pole hindudele võõras. Mitmed korrad kadus mul üks tööline Kessemaan töölt, sest politsei oli teda kinni võtnud varguse pärast. Üks väga ilus sale vabrikutüdruk jäi mulle silma, aga õhtul, kui vaatasin, kuidas sama tüdruk lahkus kodu minema, ta oli võtnud mingi 10 või 20 kilo juurde. Väravavalve avastas, et ta oli meie õmbluse osakonnas varastanud kangast ja oli mitu kihti endale ümber mässinud, et seda endale koju viia. Minu kvaliteedikontrolli juhataja Gopal mind kunagi õpetas, et kui jalutan džunglis ja näen samal ajal hindut ja koobra madu, siis ma peaks hindu esimesena maha laskma. Kui veel üldistada, hiinlastest ma ütleks, et need pole väga usklikud. Hiinlaste hariduse tase Malaisias tundub kõrgem olev nii hindudest kui ka buumipuutratest. Ametnikutööd, mis vajavad haridust ja töökust, olid mehitatud hiinlastega. Samuti äriettevõtted ja palju vabrikuid olid hiinlaste kontrolli all. Ja minu ajal polnud hiinlastel kerge ligipääs poliitikasse ja paljudel oli vägagi vasakpoolsed vaated ja kommunistide ülestõusmised džunglis olid hiinlaste poolt juhitud. Mitte ükski nendest 3 rahvusest pole oma kultuuriga häbelik ega tagasihoidlik. Usu pärast väikesed malai tüdrukud käisid algkoolis musta värvi hidžaabiga, kuigi poisid ja väikesed hiina ja hindu lapsed kandsid samas koolides kuumuse pärast lühikseid pükse ja T-särke. Buumiputrad tulid minuga oma usu pärast õiendama. 14. aprillil 1986. aastal alustas USA õhurünnak Liibüa vastu, et kätte maksta Muammar Gaddafi terrorismi juhtimist. 2 päeva hiljem tuli kohalik politseiülem mulle vabrikusse ja seletas, kuidas tema sõidab valvet minu vabriku ja kodu ümber, sest mõned islami usulised võiks tahta ameeriklaste rünnakut minu nahal karistada. Siis ta lisas muidugi, et kui imam peaks välja kuulutama džihaadi või pühasõda ameeriklaste vastu, siis tema tuleks ise mind tapma. Ma võin kunagi rääkida, kuidas ma sellesse suhtusin, aga see on teine jutt. Kui teil oleks eelarvamine, et sellised märkimisväärselt kultuuri omapärad oleks rassismi, tüli ja märu aluseks, siis minu ajal seda polnud näha.
Vikerkaare geiparaad Tallinnas tundub Eesti ühiskonnale kordades häirivam kui sügavamad kultuurierinevused Malaisia kodanikude vahel. Mina leian, et kultuurisõjad on poliitikute poolt põhjustatud. Poliitikud ässitavad rahvast omavahel tülitsema tühja asjade pärast. Neid tühju asju on palju. Me kõik tunneme paar tädid, kes õnnelikult elavad koos ja teame veendunud vanapoissidest, kes eelistavad omavahelist seltsi. Muist oleme kokku puutunud väliseestlastega kui mitte ehtsate välismaalastega. Igapäevases elus meie ei väldi kontakti vasakpoolsetega ega parempoolsetega. Teiste poliitilised vaated ja omapärased kombed meid ei mõjuta ega häiri. Kui satume võõrastega kokku, nende arvamused ega väljanägemine ei ärata viha, rassismi, tüli, märu, kui just keegi seda üles ei küta. Mina ei usu, et eestlased on sellised, kes ei käitu viisakalt vähemustega. Tavaliselt inimesed on üsna tolerantsed, kuni mingi demagoog näitab näpuga, et see võõras kasutab sinu naisi, see võõras kulutab sinu raha, see rikub sinu vaatepilti, see ei käi sinu kirikus ja see ei ela sinu moraali järele. Ja miks poliitikud soovivad rahvagruppe üksteise vastu ässitada? Rahva ässitamine üksteise vastu on võimu haaramise taktika. Eesti erakondi juhivad turundus- ja ärikoolide hakatised, kellel on õpetatud turu segmentimist. Oleks meie poliitikud nõustajad tööl Malaisias, siis juhendaksid nad lahutuspoliitikat. Ühiskonna jagatakse käepärasteks segmentideks nagu bumiputrad, hiinlased ja hindud. Erakonnad valiks endale segmente, kellelt nemad loodavad enamus hääli saada, valmistavad oma segmendile meeldivad loosungid, mis mustavad või halvustavad teisi segmente ja sellega edendavad oma segmendi ühtsust teiste segmentide vastuolekuga. Oma segmendile pakutakse soodsaid programme ja meelepärast poliitikat, hoolimata, kas need programmid ja poliitika on terve ühiskonnale kasulik või mitte. Ja kahjuks sellist kultuurisõda näen Eesti poliitikas. Selline lahutamispoliitika ainus põhjus on teiste üle võimutsemine. Eesti ühiskonda jagatakse segmentideks. Usklikud, ärikad, seksuaalvähemused, pensionärid, lihttöölased, väliseestlased, venelased ja nii edasi. Väikesed turusegmente võib unustada, sest nendest pole võimalik korjata hulganesti valimishääli või suurt rahalist toetust. Suurematele ja rikkamate ühiskonnasegmentidele pakutakse soodsaid programme ja meelepärast poliitikat. Poliitika on suunatud võimu nimel. Valitsuse programmid luuakse suuremate segmentide heaks, isegi siis, kui need programmid kahjustavad väiksemate segmentide elu. Muidugi väikestes segmentides on muist maksumaksjaid, aga kui nende eeliseid kultuuriliselt vastasseisu panna, nad tühistavad üksteise võimu ja valimishääli. Erakonnad saavad oma poliitikud suunata suuremate toetajate seltskonnale. Keskerakond suunab poliitikat pististe eest kinnisvara arendajatele. Reformierakond suunab poliitikat megaprojektidele nagu Rail Baltica ja Tallinn-Helsingi tunnel ja suuremate riigifirmadele ja nii edasi. Isamaa ja EKRE laovad oma kaardid abordi vastusseisule ja vähemuste vastu. Lahutamispoliitika vastand on liitumispoliitika, mis üritab liita ühiskonna segmente ühise poliitika eesmärgi ja erakonna taha. Kui poliitilisel parteil pole alust otsustada edendada õiget ja moraalset eesmärki, siis pole see poliitiline erakond. See on lihtsalt vandenõu võimu haaramiseks.
õige poliitika ongi liitumispoliitika, sest alati leidub seisukohti ja poliitikat, mis on terve rahva ja terve ühiskonna heaks ja mitte suunatud ainult äriettevõtetele või suurte rahastajatele. Kui lahutamispoliitika nõrgendab erakondi, sest nende toetajaid leitakse väiksema ja väiksemate gruppidest, siis liitumispoliitika aitab erakondi kasvatada toetajate arvuga. Edukad liikumised alati proovivad oma toetajaid juurde liita ja mitte inimesi võõrandada. Üks haruldane näide tolerantsist on Thaipusam püha Malaisias. Thaipusam on festival, mida Tamili hindude kogukond tähistab Tamili Tai nimelisest kuul, täiskuu ajal, ja see langeb tavaliselt kokku Pusam nimelise tähega, seega Thaipusam. Thaipusam haarab Malaisias kõigi tähelepanu ja paneb tavaelu seisma, vaatama ja kaasa elama. Nii hiinlased, bumipuutrid ja minusugused välismaalased tulevad pühitsemist uudistama, vaatama, pildistama, kuidas patukahetsejaid augustatakse ja kuidas neid patu lunastamise teekonda juhitakse. Hiinlased mehitavad tänavatel söögi ja joogi kioske. Hindud õnnistavad patukahetsejate teed, loopides kookuspähklid vastu teed, et tänav oleks mahlaga pestud. Ettevõtlikud hiinlased korjavad maha loobitud kookuspähklite keski ümbertöötlemiseks sääsepeletamis viirukipulkadeks. Minu puent on see. Isegi kõige veidram käitumine ühiskonnas ei põhjusta viha ega ebaviisakust. Kui vaadata neid Thaipusam kaadreid, näete, et hindude seas on ka Hiina päritoluga osalejaid. Selle asemel, et hindusid hukka mõista, mõned hiinlased tähistavad kultuurseid erinevusi pühade osavõtmisega. Hukka mõistmise ainus põhjus oleks võimutsemine. Võimutsemisega kuulutan oma kultuuri, oma teadmisi, oma arvamusi, oma käitumisi paremaks kui sinu kultuuri, sinu teadmisi, sinu arvamusi ja sinu käitumisi. Hukka mõistmisega kuulutan mina ennast sinust üle. Sina pead alluma minu kommetele ja reeglitele. Kultuuriga võimutsemine on nagu religioon. Mis paneb sind arvama, et sul on rohkem ja paremat teavet kui minul? Mis paneb sind arvama, et oled minust parem ja oskad öelda, kuidas mina peaks käituma? Sinul pole ju intellektuaalsed ressursse ega jumalikku teavet, mis pole mulle samuti kättesaadavad. Kokkuvõttes kultuurisõjad on üks näide lahutamispoliitikast ja lahutamispoliitika pole üldsegi tõhus poliitika. Liidrid, kes üritavad rahvast ja rahva huve killustada ja lõhkuda, kukuvad läbi. 19. sajandil oli kultuurisõda või kulturkampf Otto von Bismarcki ja paavst Pius IX vahel. Paavst kasutas lahutamispoliitikat, üritades kontrollida hariduse ja kirikuametisse nimetamised, otsides tugi ainult katoliiklaste seast. Bismarck kasutas liitumispoliitikat, kutsudes saksakeelsed rahvad koos otsustama oma elu ja kultuuri üle ja sellega ühendas Saksa riigi. Sarnaselt Helmut Kohl, Saksamaa kantsler, kasutas liitumispoliitikat, kui 1990. aastal ühendas Lääne- ja Ida-Saksamaa. Margaret Thatcher kasutas liitumispoliitikat, kui tema valitsus surus maha ametiühingud, mis olid killustanud riigi poliitikat kohaliku huvide edendamiseks. Ronald Reagani poliitika suutis hõlmata suurem osa rahva lootusi ja püüdlusi. Liitumispoliitikat iseloomustab arutlemist terve rahva aitamise ideedest ja mitte lahutada rahvast segmentideks, et
et kasutada segmentide omavahelist vaenu võimu püsimuseks, nagu teevad Vladimir Putin ja Aleksandr Lukašenka. Lahutamispoliitikat ajavad need, kes tahavad oma võimu teiste peale suruda. Ja just sellepärast olen pettunud, kui näen parlamendis selliseid asju. Neeger viksi, maa peab kingi ja ajalehti hõikama. Mis me siis nüüd teeme? Tühistame selle. Sõna neeger on sees. See on rassism. See on ju õudukas. Sellised argumendid pole parlamendi arutelu asjakohased. Need argumendid on meie inimeste vajadustele kaldu. Teemad, mis ei puutu terve elanikkonna heaolu, võib arutada kirikutes, sotsiaalsetes gruppides ja söögilaudade ümber, kuid mitte riigi valitsuses.